80 000 Wildberriesi töötajat ei ole praegu Putiniga rahul. Ja nad ei pruugi olla ainsad, sest venelased kritiseerivad nüüd seda sõda avalikult kaamera ees. Mõned neist tõestavad enne isegi oma isikut. Nad ütlevad Putinile, et ta lahkuks riigist ja läheks elama Põhja-Koreasse. Näed, Ukraina rünnakud Venemaa sees teevad kahju, millega Putin ei arvanud kunagi, et ta peab tegelema. Venemaa rafineerimistoodang kukkus just tasemele, mida riik pole näinud sellest ajast, kui Putinist sai tõeline Putin. Kogu see areng, mille ta 2000-ndatel saavutas, kaob nüüd meie silme all. Venemaa liigub tagasi 90-ndatesse. Ma arvan, et ta tõesti taastab Nõukogude Liitu. Ta viib riigi sõna otseses mõttes ajast tagasi. Et Moskva olukorda veelgi halvemaks muuta, on Ukraina nüüd kasutusele võtnud uued relvad. Lahinguväljale jõuavad uued raketid ja droonid ning Vene sõjablogijad on täielikus paanikas. Vene kaotused on kontrolli alt väljas ja olukord läheb aina hullemaks, kui Ukraina jätkab uuenduste tegemist. Nagu te teate, minu nimi on Sam. Te vaatate saadet Äripõhitõed ja asume asja juurde. Nüüd tahan teile näidata Wildberriesi töötajaid, kes kaotavad oma töökohad Putini tõttu. Aga kõigepealt pean teile näitama seda klippi Putini kolonnist, mis üritab varustust rindele toimetada. Ja nagu te teate, Ukraina operatsiooni Lockdown järgi on see keelatud. Vaatame seda klippi. Nagu te teate, tänu operatsioonile Lockdown maanteest on saanud surnute maanteeks. Ja nüüd näeme miks. Ukraina droonide vältimiseks on Venemaa saatnud 3 õhutõrjesõidukit. Mustad ringid tähistavad õhutõrjesõidukeid. Ühte näete ees, ühte keskel ja ühte lõpus. Ja nende 3 õhutõrjesõidukiga on Venemaa saatnud 3 kütuseveokit või kütuseautot, kuidas iganes soovite neid nimetada. Punasega näete kütuseautot. Kahjuks tundub, et õhutõrje saatmine oli aja raiskamine, sest need ei teinud midagi. Vaadake ise, ma pean silmas seda. Tundub, et õhutõrjesõiduk lihtsalt vaatas filmi. Ta lihtsalt nautis vaadet. Ei paistnud, et ta midagi tegi. Ma olen üsna kindel, et kõik teised jooksevad nüüd minema. Aga ka nende jaoks ei saa see ilus vaatepilt olema. Ja see on juba teine. Pole just hea õnnestumisprotsent. Nüüd, just kui see ei saaks Venemaa jaoks enam hullemaks minna, tuli kohe pärast seda mööda täpselt sama teed alla veel üks kütusekolonn ja see salvestas kõik, mis juhtus. Kogu sündmuste järgse olukorra. Ja loomulikult kommenteeris Vene autojuht kogu olukorda. Nii et mina ei pea seda teie jaoks tegema. Lihtsalt kuulake ja vaadake. Team Melitopolise. Me peame nüüd niimoodi reisima. Liikuva tulegrupi saatel. Nii on turvalisem. Turvalisem. Nii kaugele me siis oleme jõudnud. Vaata meid nüüd 2026 mobiilse tulegrupi saatel. Hind. Nii näevad meie väikesed tööreisid tänapäeval välja. Nad lihtsalt põletasid ühe maha, kurat. Seal oli rünnak. See põleb. Siin on veel üks. See põles täna. Seal tossab see ikka veel. See on sõjaväe uralveok. Ja seal kaugemal põletasid nad veel ühe maha. Midagi põleb. Ka mingi sõiduk. Ka mingi varustus. Tere Donetsk. Donetski Starobjeshevi maantii. Siin on veel üks. Nad põletasid selle kütuseauto täna maha. Nüüd, mina nimetaksin neid keskmaa rünnakuteks. Või ilmselt kõik nimetavad neid nii, mitte mina isiklikult. Ja Ukraina on neid kasutanud, et tabada varustusliine, et raskendada Venemaal oma eesliini vägede ja muidugi okupeeritud alade varustamist. Aga jällegi, see ei tähenda, et Ukraina oleks loobunud Venemaa siseste kaugmaa rünnakute tegemisest. Need on samuti jätkunud. Ja just need on põhjuseks, miks 80 000 töötajat on nüüd Putini peale vihased. Las ma näitan sulle, mida ma silmas pean. Need 80 000 töötajad töötavad Wildberriesi ladudes. Ja kui ma sulle viimaseid rünnakuid näitan, saad sa aru, millest ma räägin. Alles eile hommikul tabas Ukraina järjekordset Wildberriesi ladu, seekord Peterburis. Ja majandusteadlased ütlevad nüüd, et kui see kampaania jätkub, võib see viia Venemaa majanduse täieliku kriisi. Meil on kaadrid rünnaku toimumisest reaalajas. Ja enne kui ma sulle neid kaadreid näitan, on mul üks teadaanne. Need võivad olla viimased kaadrid, mis me nendest põlevatest Wildberriesi ladudest saame, sest ettevõte on kehtestanud uue poliitika. Nüüd keelatakse töötajatel tööajal telefone kaasas hoida. Ma arvan, et nad teevad seda selleks, et sellised kaadrid ei jõuaks avalikkuseni. Vaata nüüd, naudi. Chika Khan.
ja loomulikult siin on meie bingokaart. Nagu näete, oli see asutus suuruse poolest üks 10 suurimast Wildberry'se asutusest. See oli siin Leningradi oblastis 6. kohal. Ja muidugi kiire Venemaa õppetund. Peterburi kutsuti varem Leningradiks. See on linn. Aga piirkonda ennast nagu osariiki nimetatakse samuti Leningradiks. Ja see ladu asus Peterburi linna lähedal. Selle suurus oli umbes 150 000 ruutmeetrit. See on umbes 20 jalgpalliväljakut, et teil oleks lihtsam ette kujutada. Ja lisaks sellele valmis selle lao kõige uuem osa alles 2026. aasta märtsis. See oli vaid mõned kuud tagasi ja ma ei usu, et nad jõudsid seda palju kasutada. Ja pidage meeles, need on nagu Amazon. See on põhimõtteliselt Venemaa Amazon. See tähendab, et see ettevõte investeeris sellesse lattu palju raha ja lootis selle investeeringu elu jooksul tagasi teenida. Võib-olla 20, 25 või 30 aasta jooksul. Ma täpselt ei tea. Aga nad panid sinna palju raha lootuses hiljem kasumit teenida. Ja nüüd, kui ladu on hävitatud, arvan ma, et nad kannavad selle kahjumisse. Igatahes pole see hea uudis. Vaadake seda tulekahju, mis pärast rünnakut põles. Jah, kas sinna ikkagi kimmitada või mitte? Te ekraanil näete graafikut, mis näitab kõiki rünnakuid Wildberry'si ladude vastu. Kokku 13. Ja vasakus ilanurgas näete seda rünnakut, mida me just nägime. See oli Krasnoi Bor. See rünnak mõjutas 7500 inimese elu. Need olid töötajad, kes töötasid selles laos. See on vaid üks objekt. Kui me nüüd pilti laiendame, näeme, et kokku on hävitatud 13 objekti. Kui liidame kõikides neis kohtades töötanud inimeste arvu kokku, siis on see 82 000 inimest, kes on tõenäoliselt tööta jäänud. Ja loomulikult ei ole see ühegi juhi jaoks hea uudis. Olgu, olgem ausad, lähme tagasi meie bingokaardi juurde, sest ma tahan midagi välja tuua. Mitte kõik need objektid ei ole täielikult hävitatud. Umbes 3 neist said pihta, kuid neid ei hävitatud täielikult, vaid ainult kahjustati. Nii et see 80 000 number võib olla veidi ülehinnatud, kui vaatame ainult Wildberry'si laotöötajaid. Aga mitte palju. Ja lisaks sellele peame meeles pidama, et mõjutatud ei ole ainult laotöötajad. On ka müüjad, kes varem müüsid platvormidel, Venemaa Amazoni sarnastel saitidel ja nüüd on nemadki mõjutatud, sest laod ei tööta. Inimesed võivad küll midagi tellida, aga kui nad seda ei saa, siis ettevõtte Wildberry's ei teeni raha. Ja see tähendab, et ka müüjad, kes Wildberry'sis müüvad, ei teeni raha. Nüüd, nende rünnakute tõttu suur osa Vene ühiskonnast on vihane, sealhulgas need müüjad, kellest me just rääkisime. Ja loomulikult ka Vene propagandistid, kes tahavad, et Venemaa selle sõja võidaks. Kuid tundub, et asjad ei lähe plaanipäraselt. Enne kui me neist propagandistidest räägime, las ma näitan sulle seda klippi ühest Wildberry'si müüjast, kes räägib, kuidas ta peab selle tõttu oma äri sulgema ja inimesi koondama. Kuula seda. Mis meil täna? Veel üks ladu. Ma ei taha sellest isegi rääkida. Me läheme Wildberry'siga põhja. Me ei loe enam isegi oma kaotusi. Jah, me upume. Me lõpetasime oma kaotuste lugemise juba ammu. Ma ei tea, kas me suudame enam sellest põhjast välja tulla. Põhjast enam. Kas kõik pannakse kinni või midagi muutub? Lihtsalt veel ei tea. Struktureerida ümber. Midagi tuleb ümber struktureerida. Ma ei tea veel isegi, kuidas see kõik välja kukub, eks näis. Eeg näitab kutid. Kõige tähtsam asi, kutid, on hoolitseda oma närvide eest. Hoolitse oma, sest närvirakud ei taastu. Ja see on sinu tervis. Jah, selles olukorras ei saa me enam midagi teha. Me ei saa enam olukorda muuta. Ja siin on meil täielik hinnang sellele, kui palju kahju need rünnakud Vene majandusele teevad. Oluline on märkida, et need hinnangud pärinevad Vene allikatest. Pidage meeles, et ukrainlased võiklevad oma elu ja maa eest Venemaa vastu. Seetõttu on neil kombeks asju üle hinnata. Nad kipuvad tavaliselt igas hinnangus pigem ülemise piiri poole kalduma. Mis on mõistetav? Kui ma kaitseksin oma riiki, teeksin ma sama. Aga venelastel ei ole põhjust ühtegi kriisi üle paisutada. Tegelikult võib väita, et venelased, eriti need, kes elavad Venemaal, niil on pigem põhjust iga kriisi pisendada, sest Putinil on kombeks kriitikud vanglasse saata. Kui nad tahavad vanglast eemale hoida, siis nad ilmselt kritiseerivad pigem ettevaatlikult. Ja seda ütlevadki Vene analüütikud. Vaadake ise. Ilma valitsuse toetuseta Wildberry's ei jää ellu. Rünnakud ladudele on viinud ettevõtte kokkuvarisemise äärele. Wildberry'si otsesed kahjud ladude hävitamisest võivad juba ületada 100 miljardit rubla. See on umbes $1 miljard või veidi rohkem. Ja kõige hullemal juhul need kahjud võivad ulatuda kuni 200 miljardi rublani.
see on $2,5 miljardit. Nüüd muidugi dollarites summad venelaste jaoks eriti ei loe, sest nad teenivad rublades, kulutavad rublades, kaasa arvatud Putin enamasti. Muidugi nafta müük toimub dollarites. Las ma panen selle õigesse perspektiivi. Vene valitsuse eelarve oli selle sõja alguses umbes $25 triljonit. See tähendab, et $200 miljardit on peaaegu 1% sellest eelarvest. Ainult ühe ettevõtte kahju vaid 13 laos võib mõjutada 1% Venemaa eelarvest. See on selles mõttes kindlasti suur asi. Praegu on ebatõenäoline, et Vene valitsus hakkab seda ettevõtet aitama, sest neil on praegu rahaga kitsas käes. Aga siiski, jätkame selle raportiga. Müüjate kahjud kaotatud kaupade tõttu ulatuvad juba sadadesse miljarditesse rubladesse. Pärast esimesi rünnakuid 18. ja 22. juulil kahju hinnati 250 miljardile rublale. Ja sellest ajast alates on rünnatud ladude pindala peaaegu kahekordistunud. Mõlemad allikad usuvad, et võimud ei lase ettevõttel kokku kukkuda ega pankrotti minna. Mainekahju oleks liiga suur. Ja Wildberriesil on ka tugev mõjuvõim Kremlis ja Moskvas. Kuid ettevõtte päästmine saab olema väga kulukas ja ettevõte ise peab end ümber kujundama, mis nõuab vähemalt oma võla kahekordistamist. Wildberries on juba raskes seisus, tugevalt võlgu. Ettevõtte võlg ületas 2025. aasta lõpuks 1,3 triljoni rublani. Ja loomulikult on see probleem ka Venemaa pankadele, nagu me eelmises videos rääkisime, sest pangad on andnud nendele ettevõtetele, mis nüüd kannatavad, palju laenu. Ja see tähendab, et kui nad lähevad pankrotti, kaotavad pangad miljardeid dollareid. Nüüd, ma olen kindel, et te teate seda ütlust. Kui sa oled pangale võlgu $1 miljon, on see sinu probleem. Aga kui sa oled pangale võlgu $1 miljard, on see juba panga probleem. Ja tead mis? Mõned Venemaa suurimad riigipangad on andnud sellele ettevõttele $10 miljardeid laenu. Ja see tähendab, et see ettevõte on nüüd Venemaa riigipankade probleem. See tähendab, et see on nüüd Venemaa majanduse probleem. Hoolimata kõigest sellest arvan ma, minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt, et on ebatõenäoline, et Putini valitsus neid väga palju aitab. Ja te näete täpselt, miks see nii on hiljem videos. Majandus ei lähe lihtsalt hästi. Ja meil on Venemaalt tulemas veel rohkem majandusandmeid, mis näitavad täpselt, kui halvaks kõik on läinud. Aga enne kui me selleni jõuame, las ma näitan teile, kuidas Vene propagandistid sellele kõigele reageerivad. Sest pidage meeles, need propagandistid on väga sõjasõbralikud inimesed. Nad tähistasid, kui Putin alustas oma sissetungi aastal 2022 ja nüüd nad ei tähista enam. Las ma näitan teile mõned nende kommentaarid. Järjekordne Wildberriesi ladu on pärast Ukraina rünnakut tules ja Vene sõjablogijad muutuvad õhutõrje läbikukkumiste pärast üha vihasemaks. Siin on meil sõjablogija nimega Combat Reserve. Ta on raevunud ja juhib tähelepanu sellele, et komandörid ja ametnikud ei taha vastutust võtta. See sõjablogija ütleb, et piirkonna abitus on takerdunud bürokraatiasse ja võimetusse vastutust võtta. Piirkonna kuberner püüab aidata, kuid teda piiravad seadused, mis ei luba tal anda relvi eraisikute kätte. Nüüd, kas te tahate arvata, miks Putin ei taha, et tavalistel venelastel oleks relvad? Teate, see on ilmselt kõige ohtlikum asi iga diktaatori jaoks. Ja just sellepärast laseb ta pigem ladudel maha põleda, kui annab relvad lihtsalt tavalistele venelastele, kes on rahulolematud tema alustatud sissetungiga. Aga siiski, jätkame. Meil on veel kommentaare teiselt sõjablogijalt nimega Veterans Notes. Ja tal on tegelikult mõned ettepanekud selle probleemi lahendamiseks ning ta diagnoosib probleemi üsna hästi. Tal on üsna hea diagnoos. Lubage mul sellele tähelepanu juhtida. Eile õhtul toimus massiivne rünnak. Paljud droonid tulistati alla Belgorodi piirkonnas. Kuid kui ülejäänud droonid Belgorodi piirkonnast läbi murravad, jõuavad nad peaaegu ilma oluliste kaotusteta oma sihtmärkideni. Seega, kui vaenlane laseb välja 300 drooni, kaotab ta umbes 250. Aga ülejäänud 50 jõuavad sihtkohta ja põhjustavad kahju. Mõnel juhul piisab ühest droonist, et hävitada terve ettevõte või nafta rafineerimistehas. Seetõttu on lahendus ilmne. Esiteks, on vaja oluliselt suurendada territoriaalkaitseüksuste TOT-de arvu piirialadel, mille kaudu toimub palju vaenlase ründedroonide ülelende. Teiseks, igas piirkonnas on vaja luua vabatahtlikud õhutõrjeüksused, TOD-d, mis ei kuulu Kaitseministeeriumi koosseisu. Ma tahan teile ette lugeda, mida ta ütleb, miks need ei kuulu Kaitseministeeriumi alla ja siis saame sellest rääkida. Kahjuks on inimeste usalduse kuritarvitamine viinud selleni, et keegi ei usu, et kui nad sõlmivad lepingu Venemaa Kaitseministeeriumiga, siis nad liituvad just TOD-ga, mitte näiteks rünnaküksusega. Ja loomulikult see on tavaline asi, mida Venemaa on väga pikka aega teinud, saad kahuriliha rindele. Nad väidavad, et hei, sa võid sõlmida lepingu Vene sõjaväega, saad kõik need boonused, mida nad välja jagavad ja sa ei lähegi rindele. Sa lihtsalt töötad kulisside taga, võib-olla töötad mõnes lähedal asuvas linnas, lihtsalt varustusega tegeledes. Need on lubadused, mida nad sulle enne lepingu allkirjastamist räägivad.
Ja sina, kui sa oled venelane ja seda vaatad. Ja siis, kui sa lepingu allkirjastad, saad väga vähe väljaõpet ja saadetakse otse rindele. Ja tead mis? Inimesed saavad nüüd neist lugudest teada. Ja sellepärast meil ongi Vene sõjablogija, kes ütleb väga avalikult, et kui me tahame luua süsteemi, kus avalikkus aitab neid droone alla võtta, siis peame selle süsteemi looma väljaspool Kaitseministeeriumi, sest venelased lihtsalt ei usalda enam Kaitseministeeriumi. See ütleb nii mõndagi, et see mees üritab aidata. Ja muidugi, ma arvan, et ta on sõja pooldaja, kui ta üritab aidata. Ja isegi tema saab aru, et Venemaa Kaitseministeeriumil on komme oma rahvale valetada. Kõik need valed ongi põhjus, miks Vene rahvas on väsinud. Ja mõned neist on nii väsinud, et nad kritiseerivad Putinit avalikult ja ütlevad talle, et lahku riigist, mine ela Põhja-Koreas. Ma tahan teile seda klippi näidata, see on tõesti hea klipp. Aga enne klippi tahan ma teid kiiresti hoiatada. Ma tean, et eelmine kord oli meil klipp, kus oli palju F-sõnu ja me piiksutasime need ära, aga teile see piiksumine üldse ei meeldinud. Seekord me ei piiksuta neid sõnu, aga kui sul on lapsed toas või sa ei taha kuulda palju F-sõnu, siis jäta järgmine klipp vahele. Ja lihtsalt hoiatuseks, see on üks väga vihane vene mees. Loodetavasti saate aimu, kui palju F-sõnu ta kohe kasutama hakkab. Ja muidugi, kui teile see meeldib, siis aidake meid, vajutades allolevale tellimisnupule. YouTube'i algoritmile selline sisu ei meeldi. Nii et kui vajutate all nuppudele meeldib ja telli, siis see annab algoritmile märku, et hei, see on hea video, näita seda rohkematele inimestele. Ja nüüd tulebki see klipp. Teie poole pöördudes Kremlis istuvad jobud. Meil on täiesti kõrini sellest, et te terroriseerite ukrainlasi ja venelasi. Te olete juba iga hulkuva koeragi närvi ajanud, kurat võtaks. Magyari kaugmaa sanktsioonid jõudsid siia Samarasse. Meie laod põlevad, naftabaasid ja muu kuradi jama. Kõik põleb ja plahvatab, kurat võtaks. Inimesed surevad Ukrainas. Inimesed surevad Venemaal. Meie majandus roomab, kurat võtaks. Oma kõveratel marraskil põlvedel nagu mingi neiu bordellist. Lõpetage see kuradi jama ära. Minge oma kuradi partnerite juurde Afganistani või Põhja-Koreasse. Mängige nendega oma persemänge. Rääkige üksteisele oma traditsioonilistest väärtustest ja muust kuradi jamast. Me vihkame teid. Meil pole teie vastu mingit austust. Kadugu te siit, te kuradi värdjad. Loodan, et teile meeldis see. Nüüd, kas tahate kuulda selle kõige naljakamat osa? Pärast seda, kui sellised klipid hakkasid ilmuma, tegi Venemaa siseministeerium midagi väga kahtlast. Tegelikult mitte isegi kahtlast, ma ei leia õiget sõna. Aga nad tegid midagi, mis on natuke koomiline ja teil on raske seda uskuda. Vaadake seda raportit. Venemaa siseministeerium on nüüd ametlikult soovitanud venelastel mitte jagada oma arvamusi internetis. Ma arvan, et Putin võtab natuke liiga südamesse seda, mida vene inimesed talle ütlevad. Nii et arvake ära. Nüüd nad lihtsalt paluvad, kas te oleksite nii kenad ega jagaks enam seda, mida te tegelikult arvate. Sinna ongi Vene valitsus jõudnud. Kahjuks nende jaoks ei ela mina Venemaal, nii et ma ei pea neid kuulama. Siin on veel üks klipp. Meil on veel üks Vene kodanik, kes räägib sellest, kuidas ta on Vene kodanik. Ta tõestab seda näidates oma passi. Ja siis ütleb ta otse välja, et Putini režiim on Vene rahva alt vedanud. Ja ainus viis seda päästa on tuua sisse ukrainlased. Kuulake. Minu nimi on Maksim Petrovitš. Minu nimi on Maksim Petrenko. Olen Venemaa Föderatsiooni kodanik. Ma sündisin ja olen kogu oma elu elanud Vladivostoki linnas. 5 aastat pärast selle sõja algust ma usun, et pole enam midagi muud teha, kui pöörduda Ukraina valitsuse poole, et nad tuleksid ja vabastaksid minu riigi. Ma palun ja tungivalt soovitan kõigil, kes peavad end Venemaa patrioodiks, pöörduda Ukraina valitsuse poole. Kõigile, kes saavad aidata Venemaad vabastada alatust, põlastusväärsest kuritegelikust režiimist, mis haaras võimu ja on seda hoidnud veerand sajandit. Ma ei tea, kas on veel inimesi, kes on nii kangekaelsed, et nad ebaõnnestuvad. Saage aru, see režiim ei lahku kunagi omal soovil. Badake Putinit pole kedagi arglikumad, põlastusväärsematega haledamad kui mees, kellel on nii palju võimu, kuid kes klammerdub selle külge hirmust. Muidugi ei loobuda sellest kunagi vabatahtlikud. Nii et palun kõik, kellel on see väike raamatuke, ühinegem, räägime vähemalt. Teeme kõik, mis võimalik. Meie võimuses on. See ongi tõelise isamaalisuse tähendus. Viimase 3 aasta jooks olen annetanud raha. Nüüd, üks suur põhjus, miks nii paljud venelased on nii õnnetud, on muidugi majanduslik olukord Venemaal, mis muutub väga probleemseks. Ukraina ei ole oma naftatöötlemistehaste vastast kampaaniat sugugi aeglustanud. Teisisõnu, nad on jätkanud Venemaa rahamasina ründamist põhimõtteliselt seal, kust Venemaa saab suure osa oma rahast. Ja just hiljuti jõudis see rekordkõrgele tasemele. Ja ma tahan sellest kiiresti üle käia, aga enne seda tahan ma sulle näidata midagi, mis hiljuti juhtus ja mis on jõudnud maailma uudistesse.
kõik jälgivad rindel toimuvat ja seda, mida Vene sõdurid teevad. See klipp on tõeliselt jälk. Kui sa ei taha seda vaadata, siis soovitan sul natuke edasi kerida. Aga siin on meil Vene sõdur, kes jahtib Ukraina tsiviilisikuid FPV droonidega. Vaata seda klippi ja siis ma selgitan, miks see olukord on nii kohutav. Muidugi ei saa me teile lõppu näidata, aga just seal lõpus tabab droon seda meest ja plahvatab. Toimub plahvatus. Õnneks jääb mees ellu. Ta saab plahvatusest trauma, kuid temaga on kõik korras. Ta räägib, annab intervjuud, sest ta on üks vähestest õnnelikest. Oluline on siin märkida, et ta on täiesti tavaline tsiviilisik. Ta müüb oma kaubikust köögivilju ja puuvilju. Ta ei ole sõjaväelane. Sellest hoolimata sihivad Vene FPV droonid teda. Ja ma tahan rõhutada, kui haige see on, sest FPV droonid ei ole sellised suured droonid nagu need, mida me näeme Kiievisse lendamas või need, mis ründavad Vene rafineerimistehaseid. Nendel droonidel on teisel pool inimene, kes kannab prille ja näeb kõike, mida droon näeb. See tähendab, et see inimene, see Vene sõdur, otsustas, et ta hakkab tsiviilisikut jälitama ja temaga mängima, enne kui ta teda tabab. Ja ma olen kindel, et sõdur lootis, et see mees ei jää ellu, aga õnneks ta jäi ellu. See on taktika, mida Venemaa on juba aastaid rindejoone linnades kasutanud. Sellel on isegi nimi. Seda nimetatakse inimsafariks, kus Vene sõdurid jahivad sõna otseses mõttes inimesi, Ukraina tsiviilisikuid. Ja siis postitavad nad videoid, jagavad klippe oma saavutustest Vene Telegrami kanalites ja tähistavad seda, mida nad teevad. Kujutage ette, kui see juhtuks mõnes teises maailma linnas. Kujutage ette, kui see juhtuks siin, Ameerika Ühendriikides. Inimesed nimetaksid seda terrorismiks. Aga see toimub Ukrainas iga nädal, tõenäoliselt iga päev. Ja sellest ei räägi kuigi paljud, peaaegu üldse mitte. Õnneks on see konkreetne klipp saanud palju rohkem tähelepanu, kui Venemaa oleks soovinud. Ja tänu sellele saab maailm täpselt teada, mis toimub ja kuidas Ukraina tsiviilisikud, eriti need, kes elavad rindel, tõeliselt elavad. Nad peavad iga päev ellu jääma, sest venelased jahivad neid. Ja just sellepärast me teeme seda, mida me teeme. Me püüame jõuda võimalikult paljude inimesteni. Nii saame rohkematele inimestele selle sõja tegelikkusest teada anda. Kui saad, siis palun aita meil rohkemate inimesteni jõuda, vajutades alla olevale tellimisnupule ja jagades seda videot. See teeb tohutult suurt vahet. Mida suuremaks me kasvame, seda rohkem suudame summutada Vene propagandat ja samuti ka peavoolumeedia valekäsitlust. Ja lisaks sellele käivitasime hiljuti oma enda liikmelisuse nimega Basics Insider. Saad liituda klõpsates alla oleval nupul või minnes Basics Insideri lehele, meie Patreoni või kuhu iganes soovid. Meie toetamise eest saad sa tegelikult midagi väärtuslikku vastu. Iga päev laadime üles eksklusiivseid videoid, mis ei ilmu kunagi siin YouTube'is. Me lähme sügavamale nende lugude sisse, mida me siin praegu kajastame, detailidesse, mis ei mahu nendesse videotesse. Ja mis kõige parem, minu isiklik lemmik, me toome kohale kogenud veteranid, kes selgitavad, mis rindel tegelikult toimub, kes osutavad videotes detailidele, mida sina ja mina, tavalised tsiviilisikud, kunagi ei märkaks. See on meie tsenseerimata ja põhjalikum kajastus neile, kes tahavad sellest konfliktist aru saada rohkem kui vaid pealkirjade põhjal. Kui see oled sina, siis saad neiega liituda klõpsates alla oleval nupul või kasutades mõnda kirjelduses olevat linki. Sinu toetus tähendab meile palju ja aitab meil toota aina rohkem videoid. Nüüd räägime sellest diagrammist, mida ma varem mainisin. See puudutab Venemaa rafineerimistööstust. Pilt pole ilus. Alles eile hommikul üleöö toimunud Ukraina rünnak tabas Venemaa Sujani naftarafineerimistehast. See rafineerimistehas asub umbes 900 kilomeetri ehk ligi 550 miili kaugusel Venemaa sisemaal. See on üks Venemaas suurimaid rajatisi, mis töötleb umbes 7 miljonit tonni toornaftat aastas. Ja siin on oluline osa. Vaata pilte. Rafineerimistehas on tohutu, kuid Ukraina tabab konkreetseid osi. Just neid, mis muudavad Venemaal selle rajatise taaskäivitamise kõige raskemaks. Nüüd saan lõpuks ära seletada vihje, millele ma varem viitasin. Me teame täpselt, kuidas Ukraina seda teeb ja meil on üksikasju, mida meil varem polnud. Vaata. See TV pärineb Financial Timesilt ja kirjeldab, kuidas Ukraina on kohandanud oma rünnakuid Venemaa energiasektori vastu. Ning nende rünnakute uus suund või keskpunkt on kriitiliste komponentide tabamine. Siin on, kuidas see töötab. Enne missiooni algust, enne kui droonid üldse õhku tõusevad, läbivad droonioperaatorid loomulikult oma tavapärase planeerimise, eks. Sõjaline planeerimine, kuidas nad kavatsevad Vene õhutõrjest mööda hiilida, millist teed nad võtavad ja tead, kuidas nad kõik muu ära teevad.
aga pärast seda kohtuvad nad tehniliste inseneridega, naftainseneridega, kellel on teadmised nende rafineerimistehaste kohta ja sellest, kuidas need töötavad. Ja siis annavad need insenerid operaatoritele prioriteetide nimekirja koos piltidega. Need nimekirjad koostatakse konkreetsete rafineerimistehaste jaoks, mida droonioperaatorid kavatsevad rünnata. Ja see prioriteetide nimekiri näitab põhimõtteliselt ära, et vaata, see torujuhe siin on prioriteet number 1. Kui sa saad torujuhet tabada, siis kindlasti tee seda. Aga kui sa ei saa seda tabada, siis sihi seda korstnat, see on prioriteet number 2 või seda seadmete ühendust, mida iganes sa suudad ette kujutada. Need naftainsenerid ütlevad neile sõna otseses mõttes, näitavad pilte sellest, mida nad peavad tabama, sest nende teadmiste ja kogemuste põhjal selles valdkonnas nad teavad, et kui nad suudavad selle osa rafineerimistehasest hävitada, on mõju palju suurem kui tabada midagi muud. Selle raporti kohaselt nimetavad Ukraina sõjaväe planeerijad seda süstemaatiliseks sõjapidamiseks. Nad käsitlevad Venemaa energiarajatisi kui omavahel seotud võrku, mitte lihtsalt üksikute sihtmärkidena. See tähendab, et nad püüavad leida süsteemis kohti, mida tabades oleks mõju kõige suurem, tekitades võimalikult palju kaost. Nii et nad vaatavad Putini kogu sõjamasinat, kogu seda masinat, mis talle raha toodab, et ta saaks sõda edasi rahastada. Seejärel otsivad nad üles need osad, mille purustamine kõige rohkem haiget teeb, ja siis ründavad nad just neid osi. Ja loomulikult on ilmne ka teine asi, mida nad teevad. Kui nad midagi tabavad, siis Venemaa üritab selle kiiresti parandada. Näed lähevad tagasi ja tabavad seda uuesti vahetult enne, kui parandustööd on lõppenud. Nii ei saa rajatis kunagi tööd jätkata või saavad nad selle taastamist võimalikult palju edasi lükata. Nüüd, selles intervjuus annab Ukraina sõjavägi tegelikult tunnustust USA ja Prantsuse luurele selle eest, et nad aitasid Ukrainal välja selgitada kogu selle süsteemi, kuhu lüüa, kuidas leida kriitilisi komponente ja muud sellist. Nii et ameeriklasena on see kindlasti olnud väga positiivne ja see on midagi, mida Ukraina on rakendanud ning mis on rindel ukrainlastele suuri tulemusi toonud. Ja muidugi, lõpuks, meil on droonioperaatorid, kes ütlevad väga avalikult, et see kampaania muutub siit edasi ainult intensiivsemaks. Nii et Venemaa peaks olema valmis, aga ma ei tea, kas Venemaa on valmis, sest nad kannatavad juba praegu päris kõvasti. Vaadake seda graafikut. See näitab Venemaa rafineerimistoodangut ja see kukub sõna otseses mõttes kaljult alla. Ma ei tee nalja. Nüüd pärast selle vaatamist mõned teist võivad tunda déjà vu'd, nagu te oleksite seda varem näinud. Ja teil on õigus. Me oleme seda graafikut sellel kanalil varem vaadanud. Aga siis ei olnud meil juuni ja juuli andmeid. Meil olid andmed ainult maini. Ja isegi ainult maini andmeid vaadates näeme, et Venemaa rafineerimistoodang sel aastal kannatab väga tugevalt. Aga vaadake seda langust juunis. Tundub, et juuni oli Putini jaoks kõige halvem kuu. Nii et pärast juulikuu rünnakuid on see toodang ehk rafineerimistoodang nüüd 23 aasta madalaimal tasemel. Venemaa pole alates 2002 aastat nii vähe toornaftat rafineerinud. Putin on ametlikult viinud oma riigi tagasi sinna, kus see oli siis, kui ta esimest korda võimule tuli. Ja ma ütlesin teile alguses, ta viib Venemaa tõesti ajas tagasi. Ja tead mis veel? See läheb ainult hullemaks. Lubage mul teile selle kohta tõendeid näidata. Esiteks on meil taas sõnum ühelt Vene sõjablogijalt, kes räägib sellest, kuidas rollid on vahetunud. Vaadake seda sõnumit. See mees ütleb, et 2023 aastal ärkas ta üles ja vaatas, mida venelased olid Ukraina poolel hävitanud, ehk siis Ukrainas sees. Ja nüüd, aastal 2026, ärkab ta üles ja vaatab, mida ukrainlased on Venemaa sees hävitanud. No. Kuidas rollid on vahetunud? Ja siin on suurem pilt olukorrast. Magyar, kes on Ukraina drooniüksuse juht, teatab, et operatsioonis Crimean Switch tabasid tema üksused 72 tunni jooksul 13 energiasõlme. 1 juulist kuni 2 augustini ehk umbes 32 päeva jooksul on tema üksused tabanud okupeeritud Lõuna-Ukrainas 177 energiasihtmärki, sealhulgas elektrijaamu ja loomulikult alajaamu. See tähendab, et umbes 32 päeva jooksul tabas ta 177 sihtmärki. Kui ma peast õigesti arvutan, siis see teeb umbes 6 sihtmärki päevas. Ja loomulikult see tempo kiireneb, sest Ukraina töötab väga kiiresti välja uusi lahendusi. Nagu ma varasemates videotes rääkisin, kiidab Ukraina 2026. aastal iga päev heaks 2 uut droonimudelit. Nii et terve see aasta iga päev kiidetakse heaks 2 uut mudelit. Loomulikult ei jõua iga droon rindele, aga see on nagu lehter, eks. Mida rohkem nad katsetavad, seda rohkem on neile edukaid mudeleid, mis tabavad Venemaad sealt, kus kõige rohkem haiget teeb. Ja tead mis veel? Tundub, et Ukrainal võib olla mudel, mille ees venelased väga kardavad. Ja ma räägin sellest mudelist just sellepärast, et Vene blogijad ja propagandistid paanitsevad sellepärast. Las ma näitan sulle, milles asi on. Täna valitseb Vene sõjablogijate seas paanika, sest on kinnitatud, et Ukraina oma toodetud Tridaja Robotixi kiirdroonid sihivad Vene rajatisi. See droon suudab lennata kiirusega 650–700 kilomeetrit tunnis. Lennu ulatus on 2000 kilomeetrit ja see suudab kanda kuni 200 kilogrammist koormat. Neid droone on mitte ainult väga raske alla tulistada, vaid neil on ka tohutu lennu ulatus ja need põhjustavad Vene sihtmärkidele märkimisväärset kahju.
see droon on sama kiire kui teise maailmasõja Mustang hävitaja. Sellise drooni allatulistamine on praktiliselt võimatu. Kopter või väikelennuk oleks pealtpüüduritena sama kasutud. Vaatame nüüd, kas saame peagi näha videot ühest neist droonidest tegevuses. Ja ma mäletan täpselt seda tunnet varasemast, sest ma mäletan, et rääkisin flamingodest võib-olla 2 aastat tagasi või 1,5 aastat tagasi, kui Ukraina näitas neid rakette relvanäitustel või rääkis tootmise suurendamisest või arenduse jätkumisest, eks? Ja me kajastasime seda, sest see oleks olnud üks parimaid tiibrakette, mida Ukraina ehitas. Noh, arvake ära. Sel aastal olen üsna kindel, et te olete seda näinud. Ma olen teile seda ka sellel kanalil näidanud. Flamingod lendavad nüüd Venemaa sees ja me näeme, kuidas Vene elanikud lihtsalt filmivad neid rakette, mis mööduvad ja postitavad selle video sotsiaalmeediasse. Nii et me näeme midagi, mis loodi meie silme all ja nüüd näeme seda lahinguväljal ja kasutuses. See on päris lahe. Võib-olla pole lahe õige sõna, aga see on ikkagi päris lahe. Nüüd, kui me räägime rakettidest, siis Ukrainal on muidugi veel pikk tee minna, et Venemaale järele jõuda. Venemaal on palju ballistilisi rakette ja loomulikult toodavad nad iga kuu neid palju rohkem juurde. Aga ukrainlased jõuavad järele. Nad teevad edusamme ja need edusammud ajavad Vene meedia, eriti Kremli televisiooni närvi. Vaadake seda klippi. Miks on meie ühiskond nii mures selle pärast, et Ukraina relvajõududele võidakse tarnida ballistilisi rakette või neid Ukrainas kokku panna? Põhjus on selles, et see muudaks sõja olemust põhimõtteliselt. See viiks selle täiesti uuele tasemele. Miks? Sest praegu viiakse enamik õhurünnakuid meie riigi sihtmärkide pihta läbi peamiselt mehitamata õhusõidukitega. Neid saab tõrjuda õhutõrjekahurite ja raketisüsteemidega, väikese kaliibriga õhutõrje suurtükkide ja tõrjedroonidega. Neid saab tõrjuda ka ründekopteritega. Mõnikord suudab üks ainus ründekopter ühe lennu jooksul alla tulistada 10 droone. Tiibraketid on aga hoopis teine teema. Storm Shadow või näiteks Scalp on hoopis teistsugused relvad. Sa ei saa neid alla tulistada püüdurdrooniga. Samuti ei saa seda alla tuua väikese kaliibriga õhutõrje suurtükiga. Ainult õhutõrje raketisüsteem suudab selle alla tuua. Kõik muu kuulub juba imede valdkonda. Tundub, et punane joon oleks pidanud tõmmatud olema pärast Storm Shadow rakettide tarnimist. Kuid ballistilised raketid on veelgi olulisem relvatüüp, sest need muudavad sõjapidamise olemust põhjalikult, luues suuri väljakutseid õhutõrjesüsteemidele. See ongi kõik, mis mu täna teile öelda oli. Kui teile meeldis, siis kindlasti vajutage alla olevale meeldib nupule ja tellige kanal. See aitab meid tõesti palju. Püüame siia üles laadida 2, võib-olla 3 korda nädalas. Aga kui otsite rohkem sisu, siis meie Basics Insideris laadime üles eksklusiivseid videoid iga päev. Saate kohe liikmeks hakata ja pääseda ligi nendele igapäevastele eksklusiivsetele videotele, mida me avaldame. Nagu ma enne ütlesin, saate liikmeks hakata, kui vajutate alla olevale liitu nupule. Külastate basicsinsider.com lehte või lähete meie Patreoni või Substacki. Kõik lingid leiate alt kirjeldusest. Teie toetus võimaldab meil jätkata aina rohkemate videote tootmist ja loomulikult proovida uusi asju, et tuua teile huvitavaid lugusid. Suur aitäh kogu toetuse eest ja näeme järgmises videos.